on jalgpall sellepärast, et seda lüüakse jalaga. Kuid kas sa oled märganud, et me räägime kehaosade sõnu kasutades ka igasugustest asjadest, millel ei ole kehaga mingit pistmist? No näiteks, kui sa liigud Eesti looduses, oled sa ümbritsetud järvesilmade, jõesuude ning mäekülgedega. Toas on sul laual jalad, pudelil kael ja raamatul selg. See pole aga kõik. Kehaosad on peidetud ka sellistesse väljenditesse, nagu istun sinu kõrval või raamat on laua peal. Siin on kõrv ja pea mängus selleks, et osutada suvaliste esemete ruumilist paiknemist. Kui sa juhatad kedagi, et mine vasakut kätt ja seejärel otse, siis sellest, et lisaks käele on sul kasutuses ka otsmik ehk otsaesine, pole sa arvatavasti üldse teadlik. Keha on keeles kasutuses õige mitmesugusel moel.